Mikroskoop. Me kõik teame, et seda kasutatakse väga väikeste asjade vaatlemiseks. Aga kui nüüd keegi surub sulle selle nina alla, siis mis sa sellega teeksid? Kuidas mikroskoopi õigesti kasutada? Vaataks sellest august sisse, aga edasi. Seepärast me otsustasimegi teha video, mis vastaks sellisele elementaarsele küsimusele, et kuidas mikroskoopi kasutada. Teeme siis puust ja punaseks ning selle käigus õpime selgeks ka mõned kasulikud mõisted. Vaatad siia sisse ja ei näe mitte midagi. Aga sellepärast, et siin pole veel midagi vaadata. Kõigepealt peame panema aluslauale preparaadi. Preparaatist räägime video lõpupoole lähemalt. Aluslaud on tasane platvorm, mis hoiab preparaadi paigas. See ava siin, seda nimetatakse aknaks. Siit tuleb läbi valgusvihk, mis aitab meil üldse midagi näha. Nii et meil on vaja mingit valgust. Seda tüüpi mikroskoopi, mida tavaliselt koolides kasutatakse, nimetatakse valgusmikroskoobiks. Lisaks on siin aluslaual olemas klamber ehk preparaadi hoidja, millega saab kinnitada preparaadi aluslauale. Nii, nüüd võime siis sisse vaadata. Me vaatame mikroskoobis asju suurenduse all. Kujutise suurendamiseks on selles mikroskoobis silmapoolse otsas üks lääts ehk okulaar, mis pannakse tuubusesse ja uuritava objekti pool on objektiiv, kus on teine lääts. Mõlemad suurendavad kujutist. Me saame seda suurendust ka muuta, kui me valime teise objektiivi. Selle jaoks on objektiivid kinnitunud revolverile. Ja kui me seda pöörame, siis saamegi vastavalt vajadusel valida kas suurema või väiksema suurendusega objektiivi. Tavaliselt kasutatakse 3-4 erineva suurendusega objektiivi. Kõige madalama võimsusega objektiiv on 4-kordse suurendusega, mida tähistatakse punase joonega. Järgmine on 10-kordse suurendusega, mida tähistatakse kollase joonega. Ja siis on veel 40-kordse suurenduse objektiiv, mida tähistatakse sinise joonega. Nagu öeldud, siis ka okulaar suurendab kujutist. Aga selle suurendust muuta ei saa. Okulaar on tavaliselt 10-kordse suurendusega. Aga kuidas me nüüd teame, et milline on mikroskoobi tegelik suurendus? Näiteks võtame tavalise 10-kordse suurenduse okulaari ja punase joonega ehk 4-kordse objektiivi. Kui suuret ma seda objekti näen, mis tehe tuleb teha? Siin tuleb korrutada ühe läätse võimsust teise omaga. Ehk 4 korda 10 võrdub 40. Ja teadki, et sul on 40-kordne suurendus. Seepärast kutsutakse selliseid valgusmikroskoope ka liitmikroskoobiks, sest okulaari ja objektiivi suurendused on liitunud ja aitavad meil paremini uuritavaid objekte näha. Mõnikord on pilt algusest nii hägune, et polegi eriti midagi näha. Kui sa oled kunagi kaameratega kokku puutunud, siis sa tead, et see on ju täitsa tavaline, et objektiiv võib olla fookusest väljas. Seda peab hakkama teravustama. Objektiivide teravustamiseks ehk fookusesse saamiseks kasutatakse 2 reguleerimisnuppu ehk kruvi. See on makromeetriline kruvi, aga ka mõndadel mikroskoopidel on ka mikromeetriline kruvi. Mõlemad kruvid liigutavad aluslauda üles-alla. Kõigepealt kasutatakse makrokruvi, et preparaat kaudselt fookusesse viia. Ja siis kasutatakse mikrokruvi, et teravustada nähtavat pilti. Aga nüüd oluline hoiatus. Kui sa kasutad võimsamat objektiivi, siis pead kasutama peamiselt ainult mikrokruvi, sest muidu sõidad objektiiviga preparaadi sisse ja teed preparaadiklaasi katki. Mõnikord võib juhtuda, et vaatad suure suurendusega ja oled juba kõik ära fokuseerinud ja enam teravamaks ei lähe, aga pilt paistab udune. Siis milles asi? Siis sa pead tähelepanu pöörama numbrilise apertuurile ehk avaarvule, mida tähistatakse NA-ga. Avaarv näitab seda, kui palju valgust objektiivis sisse mahub. Mida rohkem valgust, seda suurem on lahutusvõime ehk resolutsioon ehk seda detailsemalt sa näed uuritavat objekti.
Seepärast ongi 4-kordse suurendusega objektiivi avaarv madal 0,025, sest pole vaja nii täpset detaili näha. Aga 100-kordse suurendusega objektiivil on avaarv 1,25, sest väga suure suurendusega on väga täpselt vaja detaile näha. Muidu näed lihtsalt üht suurt hägu ja erista erinevaid osasi. Ehk kui su pilt on kõigele vaatamata hägune, siis võib-olla ei ole objektiivi avaarv piisav ja polegi midagi teha. Aga nüüd, kui meil on paigas, millest mikroskoop koosneb, siis peame ka selgitama, kuidas on võimalik erinevaid asju vaadata mikroskoobi all. Ehk räägime ka erinevatest prepareerimismeetoditest. Aga millest alustada? Ei pea kaugele minema, sa võid alustada iseendast. Näiteks tõmba üks juuksekarv oma peast või kuskilt pealt ja aseta see alusklaasile. Et juuksekarv püsiks ühe koha peal ja ei lendaks esimese hingetõmbe peale alusklaasid ära, siis pannakse selle peale pealisklaas, mis on palju õhem ja väiksem kui alusklaas. Ja voilà, sa oled teinud oma esimese ajutise kuivpreparaadi. Vaatame juuksekarva seespoolt väljapoole. Kõige keskel asub säsi ehk medulla, aga karvasäsi on võimalik näha ainult väga jämedates karvades. Tavalises inimese peanaha karvas seda ei ole, on ainult tühjus. Seepärast võib mõnikord juuksekarv ka läbi kumada. Keskmises kihis on korteks, mis moodustab karvast peamise osa. Korteks sisaldab pigmenti melaniin ja määrab ära, kui paindlikud ja mis värvi su juuksed on. Näiteks see juuksekarv on siin pruuni värvi, sest temas on palju melaniini. Kui on olemas kuivpreparaadid, siis on ka olemas märgpreparaadid. Heaks ajutiseks märgpreparaadiks on talvise ajal lillevesi ehk vesi, kus on lilled seisnud või suvisel ajal tiigivesi. Jälle on vaja alusklaasi ja selle peale paned proovitilga ja kõige peale paned pealisklaasi. See ajab proovi ühtlaseks tasapinnaliseks. Tasapinnalisus on vajalik, et proov oleks ühtlaselt fookuses. Kuna kõik elusolendid sisaldavad mingil määral vedelikku, saab ajutisi märgpreparaate teha igasugu värsketest toiduainetest. Tõmba külmkapp lahti ja hakka järjest vaatama. Võid vaadata porganis olevat kromaplasti, salatilehe tükis kloroplasti, hallitusseene niidistikku saia peal. Aga ei pane lihtsalt suvalist porgantükki mikroskoobi alla. See peab olema üliõhuke ja üliühtlane viil, ehk siis proov tuleb skapelliga lõigata. Ära heida meelt, kui see esimese korraga välja ei tule. Näiteks laborites kasutatakse spetsiaalset masinat mikrotoomi, et saada ideaalseid õhukese tükke. Samas tihti on uuritavad proovid üsna igavad, sest nad on lihtsalt ühtlast värvi ja rakkude või kudede kontuurid ei eristu hästi. Kui teadlased kasutavad rakkude eristamiseks spetsiaalseid värvaineid, siis sina võid alustada näiteks joodiga. Kui võtad üliõhukese kartuliproovi ja katad selle joodiga, siis mikroskoobi all võid näha väga ilusaid siniseid leukoplaste. 3. preparaatide liik on valmispreparaadid. Need on professionaalsete tootjate poolt tehtud preparaadid, kus uuritav proov on juba pandud alusklaasi ja pealisklaasi vahele säilitusaine sisse. Säilitusaineks võib olla looduslik vaik nagu Kanada palsam või sünteetiline aine nagu eugit, mis säilitab uuritava proovi. Andsime ülevaate mikroskoobi ehitusest ja 3 peamisest preparaatide valmistamise viisist. Head avastamist!